hea televaataja. Head sõbrapäeva, kallis sõber. Alustame vabandusega. Me filmime juba teist korda seda sissejuhatust. Esimene kord tuli tuul liiga tugev. Tegelikult ma panen siia vahele nüüd neid tuulega filmitud kaadreid ka. Jah, see oli päris hea. Ma küll seda hullust järele ei tee. Aga head sõbrapäeva ka. Täna on sõbrapäev. See on nagu vaata selles Saaremaa naljas, et kellele jääb peres viimane sõna. Meie peres on ka nii, et see jääb alati mehele. See saab jah, kallis öelda. Ja. Ja. Nii, eelmine kord me lubasime, et me räägime nüüd selles vlogis, mida me hommikuti hästi vara teeme. Tegelikult me filmisime selle kõik ära, aga tehnilistel põhjustel te seda selles vlogis veel ei näe. Järgmise korrani kerime põnevust, me peame selle uuesti filmima. Jaa, aga me saame rääkida ikka sellest. Ei räägime. Okei, räägime järgmine kord siis. Räägime sellest ruttu, millest me täna või mis tulemas on. Nii palju ägedaid asju on tulemas, sest et elu on nii äge lihtsalt. Iga päev on nagu nii mõnus olla. Näiteks... Me käisime kalal. Mitu tundi? Me olime vist 4 tundi kalal ja tulemus oli rõõmus meel, perega koos oldud aeg, täiega chill. Ja kala loogiliselt ei saanud ta? 0 kala, aga see polnudki eesmärk. Oota, mis me veel tegime? See kalal me käisime tegelikult väga palju sellepärast, et meie mammale meeldib kalal käia. Ja me läksime temaga koos, sest temal olid kõik need õnged ja asjad. Aga teine põhjus, miks me kalale läksime ja miks me hästi palju käime Rõuges toimuvatel sündmustel on see, et iga päev toimub midagi ja Rõuges toimub ka hästi sageli midagi ägedat. Ja minu meelest on nagu täiega lahe nendest asjadest osa võtta, et kui ma ikka mõtlen niipidi, et kui kodus on... Oota, Nunnud korra. Nunnu, tule siia, tule! Ma mõtlen niipidi, et kui kodus toimub põnevaid asju, siis on nagu suhteliselt kuri tegu või lausa nagu selline karm tegu, et kui sa ei võta nendest osa, sest et ma ei tea, kui sa kodus ei käi, siis kus sa veel käid nagu mingitel ägedatel ettevõtmistel ja see on nagu nii palju boonuseid, näed sõpru ja saad ägedalt oma kallitega aega veeta ja lihtsalt on äge. Ühesõnaga kalal käisime. Sul sai nüüd mõte läbi, jah? Mul sai mõte läbi, jah. Okay. Siis me niisama lume sees chillisime, grillisime ja siis vedasime lund kasvuhoonesse. Meil üks tuttav YouTuber vedas tuppa, aga me vedasime kasvuhoonesse. Me nii ekstreemselt pole. Tšau, jah, Ensu. Siis... Mis me veel tegime? Käsitööst räägid ka sina, ma ei oska rääkida. Jaa. Meie peres on ikka läbi aegade olnud, Taavi peres ka muidugi on see, et oma kätega tehakse hästi palju ja see on nii äge. Ja üks päev, see oli tegelikult äkki vist juba aasta tagasi või isegi natuke rohkem, ma õpetasin meie väiksematele pliksidele heegeldamist ja siis Kirke ütles nii lahedalt, et heegeldas seal pusis oma nukusalli, mis läks nagu, vahepeal läks nagu laiemaks ja siis kitsamaks ja see just ongi väga-väga vinge. Ja siis ta jäi mõtlema ja ütles kuidagi nii lahedalt, et emme, et kui see heegeldamine on miski, mis tuli sulle ju läbi sinu mamma, mind õpetas minu vanaema heegeldama ja kuduma. Ja talle õpetas heegeldamist ja kudumist siis tema mamma omakorda. Ja siis Kirke ütleski, et tema jaoks oli nagu selline vinge hetk see, et kui ta sai aru, et läbi oma kätega midagi tehes me oleme hästi palju seotud nendega, kellest me tuleme või kellest me pärineme. Et see on nagu nii võrratu, kuidas üks laps sai oma ellu nagu sellise teadmise juurde tänu sellele, et me heegeldame või koome või teeme mingit muud käsitööd. Et selline oma juurte tajumine, see on üli väga vinge, mida jah, nii on. Ma ei tea, rohkem ei räägigi. Ei, tegelikult ikka räägiks veel. Räägiks veel või? Mis sa veel tahad rääkida?
ma ei tea, sellest mul on nii äge mees. Muidu hakkame vaatama, noh, muidu räägime sama palju, kui pärast vaadata. Jah, aga järgmises vlogis näete te seda, mida me hommikuti kell 5 teeme. Ma pean jumala ausalt ütlema, et ma olen 2 hommikut täiega sisse maganud. Kell on 7, mina teen silmaluugid lahti, vaatan, milline imeline päev jälle. Ups, kell on vähe palju. Ei, aga ongi imeline päev, vahet ei ole, mis kell sa ärkad, päev on ikka imeline ja talv läheb edasi. Jaa, nautige ja kohtume. Noh, MC hakkab uurima. No mine tee ära siis mõtle. No, muidu ei anna rahu ju. Ja. Ühe väikse auhinna ka. Nii, ja kala võtta kaasa endaga. On siis aeg see suurim kala sealt välja sukutada. Esimene tüdruk on Kirke, kes viskab. Nii, Kirke oli lõpp ise. Anni. Nii, Annil kirjas ja kes meil järgmine on? Emil. Nii, järgmine viskaja on meil Emil. Emil tõmbab püksid üles ilusti, et kummik ei takerduks. Nii, Emilil ka vise kirjas. Saamine siit eest ära. Praksub vaata. Nägi. Kelle väiksemalt teed? Kelle väiksemalt teed? Ma panen. Sama on nagu. Nii palju lund meil ei ole vist mitte kunagi olnud.
ühe kaadrist välja, aga pole hull. Ära mine üksi sisse. Ma tulen ka sinna. Kas ma filmiks Grete või? Praegu või? Jah. Kuhu poole? No sinna poole. Mul emsu kukub kogu aeg kaadrist välja. Oota, ma proovin raja kõrvalt minna. No ma filmin kuidas. Ah? Oh, emsu lahe. Nüüd tuli küll lahe. Aga mul ei filminud vist. Filmis küll. Ma ei pane kaputsi. No. Teeme eterpidi ka. Ma ei taha näol juba. Tädi nunnu, em. On ju kindel vool väljas on? Jaa. Kindel või? See on minu oma. Paku. Natuke kohendan veel. Nii. Nii, võib alustada. Jaa. Millest me alustame siis? Ma ei tea, kirgest. Alustame hoopis sellest, et miks teile meeldib oma kätega midagi teha? Filmib või? Minule meeldib kätega teha asju, sest see on lõbus. Kaua sa oled näpustuudios käinud juba? 3 aastat. Tegevüsse. Mitte nii palju. Kohe, ei või. Sa teed 3. Jah, Jah. jah, ma teen 3. Nii, et ehk ongi nagu 3. aasta. Ja mul on, Kas sa sussi teeb ära võtta või? No muidugi võib. Mul on nii palav. mul on vist teine või? Suke esimene. Ei, teine jah, teine. Ei, Annil on ju ka, kuule Kirke, sina käid 4. aastat. Jah, Mina käin 3. aastat. Jaa. Käisin. Ei, nüüd sa ju käid jälle. nii vaadake üle. Tule need sokid ja ma olen Need vaatavad mustad seest. Mis seal näpustuudios nagu kõige mõnusam on? Et siis saab nagu
sest et seal saab, siis ei pea poes käima. Sa saad ise endal mänguasjad teha. aga kaua läheb ühe mänguasja tegemiseks aega, kas see on erinev? no Ja. minul näiteks läks sellega läks mingi See 3 päeva. See on väga erinev. et esimene päev tegin selle muna, siis teisel päeval tegin need lehed ja siis kolmandal päeval tegin lilled. ja siis neljandal panin pärlid. Tegelikult oleneb, mida sa teed, näiteks see krokodiil. Kui sa võrdad näiteks seda ja seda, siis on üldse erinev. Aga kõige lemmikum, nagu kõige lemmikum, on see Poku. ai jaa. Näed, natuke läheb aega. ai jaa. Tere. Tere. Kiki tõmbas majja, ütlesin. Noh, sest sa muutsid oma käelu. ja sellepärast mul läks nagu see ots täpselt silma. Räägi, nii, ja. kuule Kirks, kui vana sa olid, kui sa kuduma õppisid? küsimus, ma tean. Tead, noh, 8. juhanud. Jah, oli jah, 8. enne seda sa õppisid heegeldama, onju? sa õppisid see. Kudumine on poole lihtsam kui heegeldamine. ära valeta. On küll, ma ei valeta. mis sa praegu kood? Salli. ja tal on juba teine lõng. sul üks kera sai juba otsa, nüüd on juba teine. miks sa kood? Siis see on lõbus või nagu mõnus. lõbus. Jah. Okei, see on nagu. kuule Kirk, aga vaata, mäletad, sa ükskord rääkisid sellest, sa küsisid minu käest, et kes mind õpetas kuduma. ja siis sa küsisid veel, et aga kes õpetas Saare mammat kuduma. kas see kudumine on midagi sellist ka, mis tuleb emalt lapsele ja läheb edasi? Ma ei oska vastata. Ma ei saa isegi aru, mida sa oota, kas sa mõtled nagu nii, et ma arvan, et kas sa mõtled nagu nii, et näiteks, et Kirke ei. aga see on nagu. sina õpetasid Kirket, siis Kirke õpetab. No see läheb nagu edasi. aga kas see on tähtis, et laps oskab kududa? Ei. ei ole tähtis? Ei ole. Aga kui sa oskad, siis on väga tore või jah. kuule, aga mis asi sul kõige rohkem nässu on läinud? Seda ma võin kohe vastata. No. See on see emoji või see on smiley tead. ja minul on kõige rohkem nätsu läinud. Nätsu? tegelikult see oli ka sinu oma. Ju on või? Oli või? Nässu on mul kõige rohkem läinud see auguga sokk. Auguga sokk. siis ma tahtsin teha siukest hinnast, aga see tuli täitsa. Isi, mis kell on? Pool 2. Pean ära minema.